küsida, kas nüüd uue kolmanda lapse nimi tuleb Täht või Uraan või Merkuur või neid pakkumisi on palju? Siin on praegu käimas üleriigiline müsteerium ja arvamismäng ja neid pakkumisi tuleb mulle praegu sadades. Kõik tahavad osa saada, mis võiks olla minu kolmanda lapse nimi. Jaa, no eks see oleneb natukene soost ka, aga no täht on täht, eks? Täht või mõni planeet, universum on lai, lõputu. Liisi, ei ole kahtlustki, et ootusaeg sobib sulle. Sa oled fantastiline, sa oled alati oma mustrimänguga ka väga kaua niimoodi seda nii-öelda venitanud, et avalikkus sellest teada saab. Aga kus sul tuli see julgus siis sinul ja su kaasal, et miks mitte? Saame suurpereks. See lihtsalt juhtus nii. Me ei ole kumbki Madisega sellised suured planeerijad, nii et ma ei tea, mingisugused asjad olid parasjagu vist õhus, et ma ei ole suur plaanitegija. Kahe lapse periood ei ehmatanud sind ära ja mõtlesid, et pole hullu, saame ka kolmandaga. Ei, ma olin täiesti kindel, et ma 2 lapsega lõpetan. Selgelt ei lõpeta. Aga no selline traditsiooniline naiselik küsimus, et on siis need rasedused ka erinevad või mida nüüd 3. on veel lihtsam või vastupidi ikkagi on mingid teemad ka? Ma ütleks, et vist 3. on ikkagi kõige keerulisem, et praegu nende päikese, siis selle uue tegelase vahe on suhteliselt väike, nii et ütleme nii, et kuigi ma olen nagu seda päris hästi mustritega niimoodi peitud, siis tegelikult ma põhimõtteliselt kohe, kui ma teada sain, et ma olen jälle rase, siis minu arust oli ka kohe kõht ees. Nii et mina märkasin ja seda mingi asi oli juba paar kuud tagasi õhus, kuigi siis sul kindlasti veel välja ei paistnud, aga sa olid ühes saates ja siis ma mõtlesin, et ma arvan, et see oli siuke energia, et siis võib-olla tõesti midagi veel näha ja niimoodi ei olnud, et ma ise võib-olla tajusin. Aga jah. Nii, kui sa päikest ootasid, siis oli sul ju Kuldnõela võidu kollektsioon käsil ja kõik värgid-särgid, sa rääkisid, kuidas sa seal higistasid ja hormoonid möllasid. Mis sul nüüd käsil oli, kui sa said teada, et sa oled kolmanda lapse? Ikka vastuvõtukleidid. Nii et ma võin küll öelda, et see oligi vist kõige raskem aeg, kui ma neid vabariigi aastapäeva kleite tegin, sellepärast et ma tegelikult kogu aeg nagu võtsin ennast kokku, et nii, et ma teen nüüd selle ära ja ma võtan ennast kokku ja ma leian endasse jõua. Ainuke asi, mis ma tahtsin teha, ma tahtsin magada. Esimesel trimestril oli siis just väsimus see, mis seda võiks kirjeldada, jah? Väsimus ja veidi oli paha olla ja kuidagi selline üleüldine selline nagu kaos valitses, et ma ütlesin, et ma ei ole nagu päris enda kehas, et mind on nagu mingid tulnukad üle võtnud. Nii, ja kuidas siis Madis uudise vastu võttis? Väga hästi. Ilmselgelt, aga kuidas sa teda teada andsid? Ma näitasin talle testi ja ütlesin, et Madis, mul on COVID. Nii et ta oli tükk aega väga segaduses. Et kuidas ma niimoodi õnnelikult oma COVID testiga tema juurde tulen. Siis ta sai aru, et see ei ole COVID. Ja ta läks ikkagi aega, aga siis ta ütles ka, et tegelikult nägi samal ööl nägi ühte prohvetlikku unenägu, et me saame septembris uue lapse. Vau, mul tuli külmavärinad praegu veel. Okei, kuule, aga kuidas Kuu sellesse suhtub? Tema on nüüd juba suurem poiss, et tema saab asjadest aru. Ja Kuu kusjuures erinevalt sellest, et kui ma andsin teada, et päike tuleb, siis siis ta ikkagi oli väga dramaatiline, aga seekord ta võttis väga hästi vastu ja ta oli niimoodi, et nagu mingi ei. Aga mis me nimeks paneme? Ja siis ta pakkus, et kas Lill või Harry Potter. No nii, jääme siis üleriigiliselt ootama. Milline supernova siis nüüd sünd? Vaatame. Ma ise ka veel ei tea.